siin Rapla mõistes sükses, ütleme, raplakatele väga mõnusas meelispaigas siin Rapla promenaadil, et teha üks väike intervjuu. Oled nagu mees, keda siin Rapla fännid ja kogukond, ütleme siis kõik, kes vähegi korvpalli jälgib, on väga-väga seda sinu tulekut väga ootas ja siin sa nüüd oled, et võtame siis mõningate küsimustega selle asja kokku. Alustan lihtsalt sellest, et kuidas suvi läks. Suvi läks väga hästi, et pärast hooaega olin 3x3 koondise juures, et mängisime nii Eesti etappe kui ka Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooni ja peale seda siis veetsin natuke perega aega ja siis pärast seda juba hakkas uue hooaja ettevalmistus pihta. Et päris tegus suvi oli, aga asju jõudis teha päris palju. Sellest 3x3 koondise osa mainisid, et kuidas selle kokku võtad, et vist üle mõistuse hästi vist ei õnnestunud, aga kuidas enda mõtted on? Ei, mulle meeldib see 3x3 formaat, et see ikkagi pakub 5x5 formaadile suurt vaheldust. Kahjuks ei ole viimased 2 aastat me sealt kvalifikatsioonist edasi pääsenud, aga ma arvan, et meis on potentsiaali paljuks enamaks. Tuleb arvestada sellega, et ikkagi Eestis ei ole profitiimi veel nii-öelda 3x3 formaadis, et kõik, kes mängivad, on ikkagi 5x5 profid ja seetõttu jääb ka aega väheseks tavaliseks selle ettevalmistuse jaoks. Aga mis kehvasti see uuesti, nagu öeldakse, et järgmised aastad proovime peale saada ikkagi. Jah, vahelduse mõttes kindlasti päris mõnus igale korvpallurile, ma usun, et aga nüüd oled siis Raplas, et siis pole just liiga palju veel jõudnud siin olla, aga mis need esimesed muljed on siis siin koha pealt? Mõnus väike linnak, et kõik on käele juures, et siiamaani veel endale ratast ei ole toonud siia, aga ma arvan, et tulevikus kindlasti hakkan rattaga liiklema, et mõnusad kergliiklusteed ja poed on lähedal, saalid on lähedal, kõik on nagu mõnus. Kui me siin natuke nüüd läheme natukene võib-olla siis ajast tagasi ja nagu sukeldume korraks minevikku ka, et kes sa mäletad üldse, kuidas sinust sai korvpallur, et äkki rääkida see ka inimestele lahti? Jaa, see juhtus niimoodi, et mu vanaisa oli ka tegelikult korvpallur, aga sellest ajast ma eriti midagi mäleta, aga mu isa mängis ka tegelikult meistriliiga tasemel korvpalli ja peale seda ta siis hakkas mind trennidesse kaasa võtma, kui ta oli juba meistriliiga tasemelt loobunud. Mängis Eesti esiliigat ja rahvaliigat minu teada või siis Tartumaa mingid madalamaid liigasid enda meeskonnaga ja siis ma väikse poisina käisin seal trennides kaasas ja sealt ma selle korvpallipisuga endale külge saingi. Ma küsin siis niimoodi, et kuidas sa ise arvad, et kui see korvpallipisik poleks siin nii-öelda nakatanud, et kes sa siis praegu oleksid? Ehk siis, kui sa poleks korvpallur, tuletõrju ja... See on hea küsimus. Ma arvan, et ma oleks ikkagi tegev ettevõtluses, võib-olla ka kinnisvarasektoris. Selge. Meistriliigas said jala maha aastal 2016 ja sellest ajast saadik oled siis Tartu Ülikooli meeskonna juures olnud, et kui raske oli sinu jaoks lahkumine Tartust või kas üldse? Tartus sai minu jaoks üks tsükkel läbi selles suhtes, et lõpetasin sel suvel Tartus ka ülikooli geograafia erialal. Et ma arvan, et see oli asjade loogiline käik minu jaoks, et elus on paraku nii, et on vaja edasi liikuda mingites momentis, et enda nii-öelda potentsiaali maksimeerida. Kõlab mõistlikult. Miks just geograafia? Geograafia on mul alati nagu meelepärane olnud, et koolis ka meeldis hästi palju neid geograafiaõpikutest erinevaid jooniseid ja kaarte jälgida ja neid nii-öelda seoseid maailma eri rahvuste ja riikide vahel leida. Väga huvitav. Kui sa oma karjäärile Tartus tagasi vaatad, mis oli ikkagi päris pikk ikkagi, kui siin praeguse seisuga, siis mis hinde paneksid kogu pallisüsteemis? Paneks 5-, sellepärast, et ma arvan, et ma ikkagi Tartus kasvasin ikkagi tõsiselt võetavaks mängijaks, aga paraku ei suutnud ikkagi Tartuga meistritiitlit tuua. Et see jääb natuke kripeldama, aga küll siis saame Raplasse selle tuua. Ohoo, kõlab hästi. See on väga õige suhtumine juba. Mida pead oma senise karjääri tipphetkeks, kui sa nagu mõtled järele? On sul mingi, mida sa saad kohe niimoodi naksust välja tuua? Ma ütleks, et Eesti-Läti liiga pronks oli minu jaoks vähemalt see, mis nagu oli minu jaoks väga oluline.
aga samas ka noortekoondiste esindamine kõikides vanuseklassides on eredalt meelde jäänud ja samuti ka 3x3 rahvuskoondis kuulumine. No meil on ikkagi kahtlemata ülimalt hea meel, et otsustasid meiega siin liituda, aga ei saa ikkagi küsimata jätta, et tõenäoliselt ka paljud teised tunnevad huvi, et millest see valik, miks just Rapla, mis osutus selleks kaalukeeleks? Nagu ma eelnevalt ütlesin, et Tartus sai mul üks nagu peatükk läbi ja siis ma otsisin endale uut väljundit ja peatreeneriga suhtlus kappis ja eelmine suvi oli ka tegelikult Raplas minu vastu huvi ja ma teadsin kohalikke poisse, teadsin nende töökultuuri ja ma arvan, et ma tegin õige valiku. Sellest pole kahtlustki. Aga pole vist saladus, et mingil määral oled sina just sellel hooajal meil ikkagi siin justkui see võtmemängija, kellel on need ootused ja lootused pandud, et kas see lisab ka sulle kui mängijale nagu mingit lisapinget või palliplatsile mängu astudes sa tegelikult ei tunneta seda, et lähed lihtsalt panema täiega? Minu eesmärk on anda igas trennis endast maksimum ja võistlustel olla ka meeskonnal nii abiks, kuidas ma suudan, et kuulata peatreeneri juhendussõnu ja kuulata ja suhelda enda meeskonnakaaslastega ja saavutada platsil maksimaalne edu, et ma ennast ei hakkaks üle tähtsustama, aga ma arvan, et ma suudan sel tuleval hooajal ikkagi meeskonnale palju juurde anda enda oskustega. Seda rõõm kuulda. Mainisid siin peatreenerit, et kui palju oled seondunud üldse Bretnõmme siis ütleme käekirja ja sükeste nõudmiste ja asjaajamistega ennast kurssi viies. Ta praegu hetkel viibib küll koondise juures, et ei ole siin meeskonna juures väga palju hetkel saanud olla, aga mingi ülevaade sul vast äkki on? Ja on küll, ma tean, et on mõned aastad olnud Kalev Cramo juures, et Kalev Cramo süsteem on mulle väga teada ja samas ma jälgisin eelmine aasta ka play-offis Rapla mänge hästi pingsalt, et mingi ülevaade on mul olemas, aga nüüd, kui ta uuel nädal tagasi tuleb, siis saame nagu omavahel asjad paika rääkida ja siis ma saan juba veel parem ülevaate. Et ootan huviga uut hooaega. Nii, aga rääkides üldse siis korvpallist, millist mängu sulle nagu mängu mõttes meeldib mängida üldse? Milline peaks olema sinu jaoks siis see õige korvpall? Mulle meeldib selline kiire ja atraktiivne mäng, et kaitse poolelt just hästi ruttu sööduga või põrgatusega nagu üle tulla ja siis leida selline hästi kiire ja hea lahendus kõigepealt, aga kui see ei toimi, siis võtta hoog maha ja siis leida üldse võimalikult hea vise meeskonnaga ja siis ära kasutada. Aga selle eeldus on just hea kaitsemäng, et tekiks sellised olukorrad ja samuti ka kontroll nii kaitselau üle, samas ka ikkagi agressiivne minek ründelauda. Et need on nagu ikkagi põhinüansid, millega saab seda mängu viljeleda. Siis ikkagi siuke kiire ja atraktiivne mäng ikkagi enne kõike, eks ole. No meeskond ei ole meil veel siin praeguses hetkeks küll täiesti 100% komplekteeritud, aga kui see esmamulje pealt siin natukene ütleme siis ennustame pisut, et kuidas sulle tundub, et seda meeskonda vaadates, et kas see on siin meeskond, kes võiks siis jälle taaskord kevadel olla seal medalivõitluses sees? No tahaks loota, et selle pooleteist nädalaga, mis me siin olnud on, et kohalikud poisid on näidanud minule väga head tööetikat ja suhtumist, et selle üle on väga hea meel. Ma loodan, et välismängijad ka on sellised normaalsed inimesed, kellega saab head koostööd teha ja treeneri kollektiiv on nagunii meil tasemel, et on vaja lihtsalt kõvasti tööd teha, omavahel suhelda ja ma arvan, et head asjad ootavad meid ainult ees. Kui siin natuke nüüd tulevikku vaadata ja mõelda selle peale, siis et millised sinu kaugema tuleviku nagu unistused, mõtted, soovid on, et kuhu sa jõuda tahaksid või olla? Jätaks need hetkel enda teada, aga ikkagi samm kõrgemale on minu unistus. Selge. Kuidas veedad aega siis, kui just korvpalliga ei tegele? On sul ka mõni hobi, mõni huvitav, käid kudumisringis või mõni muu huvitav tegevus? Kudumisringi ma pole veel jõudnud, aga äkki sa oskad mulle siin Raplas mõnda head kudumisringi soovitada. Võib-olla hakkan käima. Aga mulle meeldib korvpalli väliselt veeta aega enda perega.
Samuti mulle meeldib looduses ringi käia, matkata ja ka kokata. Kuskilt siit läbi lillede kuulsin, et ka discgolf on sul niisugune väikene salaharrastus, et... No jah, mingil määral jah. See aasta veel ei ole jõudnud mängima, aga ikkagi eelnevad aastad olen tegelenud küll. Jah. Selge, siin on minu enda isiklikud kasud mängus, et me kindlasti võtame selle ette ja teeme selle ära. Aga väga hea, paugutan siia lõppu kiirelt süksed mõned lemmik-teemaatilised küsimused ka. Et anname minna. Lemmik teleseriaal. Prison Break. Lemmik korvpallimeeskond. Lase laialt. Utilitas Rapla. Ahah, õige vastus. Lemmik toit. Ütleks, Kaisa söögida pannkoogid on head küll, aga ütleks äkki mereannid. Ja lemmik laul, bänd. Terminaator. Selge. Aitäh sulle, Henrik. Läbisid ülekuulamise edukalt ja siit on kindlasti hea minna vastu siis uuele hooajale, nüüd kus me oleme nagu suutnud sind ka kogu siis fännklubile ja kõigile huvilistele ka natukene siis avada. Et suur tänu sulle veel kord. Jah, aitäh. Oota kõik saali.